Tšau! Näitan sulle täna, kuidas teha rööbaspuude surumist ehk siis dipse inglise keeles. Harjutus näeb ise välja niimoodi. Oled rööbaspuude peal ehk siis inglise keeles dip bar. Lähed peale. Lipud. Kõigepealt sa lipud aktiivselt, see tähendab su õlad on aktiivselt. Seda ei ole niimoodi. Võid sa oled nii. Kergelt ette kallutatud. Ja lase ennast alla. Küünarnukkid circa 90 kraadi kõverdatud. Võid kui sügavam lasta, aga see ei ole kõigi jaoks soovitatav, sest kõigi painduvus õlgadest ei ole sama, nii et all in all siuke keskmine turvaline on lasta 90 kraadi. Eks näitan veel kord. Õlad ei ole nii, õlad on aktiivsed hoiad. Põled on natuke kõverdatud. Kerge kalle kehaga ettepoole ja laseme alla. Pilka suunatud ette. Niimoodi me treenime siis enamjaolt triitsepsi ja natuke rinda. Ja teine variant, kuidas seda teha on, et fookuses oleks rohkem rind, me lihtsalt kallutame ennast rohkem ettepoole. Ehk siis on fookuses rohkem rinnalihast ja natukene triitsepsi. Näitan ette. Niimoodi on siis triitseps rohkem. Ja kui me oleme ettepoole, läheb juba rohkem rinnalihas poole. Me ei taha tekitada seljakumerust, inglise keeles banana shape'i. Näitan sulle kohe, kuidas see välja näeb. See, kui inimene ei jõua täpselt üles tõmmata, siis tahab teha sellist liigutust. Sellist asja ma ei taha teha. See näitab, et sa ei ole veel valmis õigeteks rööbaspuude surumiseks tippideks, et pead veel harjutama. Näitan veel kord vale ja näitan ka õige. Vale on niimoodi. Vale. Enda õige. Kuidas harjutada rööbaspuudel surumiseks? Esimene harjutus võiks olla niimoodi, et sa lähed rööbaspuude ehk siis dip bari peale ja lihtsalt hoiad. Hoiad õlad aktiivselt, tähendab, sa ei ole niimoodi, vaid oled nii. Kõige alguses on juba see raske, et lihtsalt harjud siin niimoodi olema. Seda võid teha kuskil 3 korda nii palju, kui jõuad hoida. Järgmine harjutus on negatiivid. See käib siis niimoodi, et hüppad ülesse ja proovid lasta alla. Proovid nii aegst alla lasta, kui suudad. Ja üritad, et su õlad ei läheks niimoodi, et oleks kogu aeg niimoodi aktiivselt hoiaksid ennast. Eks hüppad ülesse ja lasid aegst alla, kui saad. Ülesse. Kui see on liiga raske, kui sul on mingi koht, siis mul on mingi aste, kui sul seda ei ole, võis äkki mingi kivi panna või midagi, et sa saad pealt minna algul. Nii, ja hakkad aegst laskma. Eriks harjutus on treening kummiga. Ma ise arvan, et need negatiivid, mis sul enne näitasid, on natukene efektiivsemad, et kumm aitab natukene liiga palju kaasa. Aga on abiks ikka, eks võtta treening kummi, mida jämedam su kumm on, seda kergem sul on teha, mida peenem, seda raskem. Võtta treening kummi, asetad selle siia peale, asetan selle niimoodi. Ja panen põled siia peale. Ja olen õlad
mitte niimoodi, vaid aktiivselt. Jalad on alati niimoodi. Kui olete esimesed rööbaspuude surumised ehk siis dipsid juba ära teinud, siis üks asi, mida tuleb silmas pidada, on see, et me tahame teha harjutusi kontrollitult, aeglaselt. Näitan ette, laseme 90 kraadi. All puhkame, sekund. 1. Teeme kõike kontrollitult, ehk siis me ei tee selliseid poolikuid kordusi, näitan sulle. Me ei tee sellist asju. Raimo, ma jõuan 30 tükki teha. Ei, see ei ole õige. See pole tegelikult ükski korduse. Me teeme kõike kontrollitult. Mitte nii. Kui ennem näitasin sulle, kuidas treeningkummiga harjutada oma esimest rööbaspuude surumist, ehk siis dipsi tegemist, kus ta on sulle abiks, ehk seda harjutust kergemaks. See olisi niimoodi, et paned põled siia peale, jalad. Siis nüüd ma näitan, kuidas treeningkumm saab abistada sind, kui tavaliselt rööbaspuude surumist on liiga lihtsalt sinu jaoks. Näitan ette, paned treeningkummi kaela peale, käed asjad niimoodi, kumm tuleb sest läbi. Niimoodi saad siis enda jaoks harjutust raskemaks teha. Ja kui sa ütled, Raimo, see on liiga lihtne, liiga lebo, siis saame võtta dip-belti. Paneme siis 15 kilo kohe peale. Kui sa võid panna endale 20 kilo peale, 30 kilo peale, 100 kilo peale, ma ei tea, mis see maailma rekord on, ja hakkad kus raskustega tegema. Ja raskustega tehes kordused hoia suhteliselt madalad. Mina teen kuskil 3x8, 3x10, mitte rohkem, kui ma teen raskustega. Ja tegelikult ilma raskustega ma olen kuskil 10 peal kordused.